Täna räägime sellest, kuidas merisigade eest hoolitseda. Merisigade puuri tuleks puhastada igal hommikul, eriti kui sa hoiad neid oma toas. Kui merisead elavad selleks ette nähtud ruumis, siis võid puhastada ka harvem, aga samas tuleb silmas pidada, et mustas puuris elamine mõjub halvasti nende ilusale karvkattele. Mida on vaja selleks, et merisigade eest hoolitseda? Kõigepealt peaksid vaatama, mida sa neile süüa pakud. Toiduks sobib merisigadele Hiina kapsas. Hiina kapsast serveeritakse neile lehtedena. Siis on meil siin taldrikus porgandikuubikud. Soovitav on porgand katki lõigata, sest siis neil on parem süüa seda. Siis pakutakse merisigadele merisigade toitu. Seda müüakse loomapoodides. Ja kindlasti peab neile ette panema värske vee. Vesi tuleks merisigadele panna spetsiaalsesse jootmisnõusse, kust nad saavad siis võtta vett nii palju, kui nad vajavad. Nüüd, kui me hakkame merisigu puhastama, siis tuleb nad kõigepealt puurist välja võtta. Välja saab võtta sülle ja nii ja hoida neid nii kaua, kui merisead puuri puhtaks saavad. Nii, välja on võetud ka teine merisiga. Läheme istume nüüd nendega, et saaks hakata puuri puhastama. Nagu näete, on inimesel, kes merisiga hoiab, seljas spetsiaalne pluus, et juhuks, kui merisea käpad on natukene mustad, ei määrise ära nende riideid. Nii, sead võivad natukene protestida selle vastu, et neid korraga sülle võetakse. Nii, lähme vaatame nüüd edasi, kuidas puuri puhastada. Puuri katus käib reeglina ära. Puuri põhjas on saepuru. Saepuru tuleb võtta ja keerata aluspanuks pandud ajalehtedega koos kokku. Teeme seda. Ja panna prügikasti. Puuri saab koputada tühjaks ja panna tagasi. Sa näed seda siis, kui video on tehtud suurelt ekraanilt. Nüüd pannakse puuri põhja uued ajalehed. Need on vajalikud selleks, et merisigade uriin ei läheks puuri põhja, kuna paljas saepuru on natukene liiga vähene materjal nende aluspanuks. Ajalehed on soovitav panna niimoodi, et merisead sinna taha ei takerduks ega jalgupidi kinni ei jääks, kuna merisea jalad on väga õrnad. Neile meeldib ka süüa ajalehte. Nii. Nüüd pannakse puuri põhja saepuru. Vahepeal lähme vaatame, kuidas tunnevad ennast sülle võetud merisea. Rita tunneb ennast suurepäraselt. Kui
merisiga ei ole võimalik sülle võtta. Võite panna ka diivani peale ja katta kinni millegagi, millesse ta saab endal uru teha. Näete, ta on üsna rahul sellega. Nii, lähme vaatame puuri tegemist edasi. Nüüd on puuri põhja pandud juba saepuru. Saepuru tuleb osta kindlasti loomapoest, sest kusagilt mujalt toodud saepuru võib osutuda merisigadele ohtlikuks, kuna saepuru peab kindlasti olema lehtpuu saepuru. Merisead nimelt ei talu vaiku. Ja kuna nad närivad kõike, mis puuris on, siis loomulikult närivad nad ka saepuru. Edasi pannakse sööginõu ja sinna natukene spetsiaalselt merisigade toitu. Merisigade toidus on kõikvõimalikke seemneid. Nüüd natukene porgandirattaid neile. Pisut Hiina kapsas. Nii, Brita on läinud vahepeal meil kõndima. Tere, Brita, kuhu sa kõnnid? Brita on kuulnud, et pannakse toitu puuri. Ja nüüd ta tuleb vaatama, kas saaks juba sööma minna. No, minne. Brita tahab minna nüüd uudistama natuke maailma. No. Väga tore. Nüüd saab minna puuri tagasi. Nii, ja esimene merisiga on puuri läinud. Läheb ka Roosi. Nõnda. Ja kindlasti unustasime enne rääkimata sellest, mis on merisigade kõige tähtsam toit. See on otse loomulikult heim. Värske heim peab olema neil ees kogu aeg. Ja vesi, vesi iseenesest mõista. Nüüd saavad nad ka oma hiinakapsa kätte, seda on soovitud kinnitada puurivõre vahele, sest muidu nad tõmbavad selle endale jalge alla ja tallavad peal. Nüüd on veenõu kinnitamine. Ja kuna merisiad vajavad kohta, kuhu vahel varju minna, kui miski neid hirmutab või tundub natuke jube, siis on soovitud üks puurinurk katta kinni. See tekitab neil tunde, et neil on seal urg. Ei ole mõtet panna igasuguseid asju puuri, selle nad pissivad täis. Aga nurga võiks katta kinni, et neil tekiks turvatunne. Nüüd veel üks tähtis asi. Merisead ei taha kindlasti tõmbetuult. Ja kindlasti ei tohiks neid asetada otsese päikesevalguse kätte, sest nad saavad üsna kergesti päikese kuuma rabanduse. Nüüd on puur vahetatud. Sead on ütlemata rõõmsad ja söövad, nagu näete, meelsasti oma toitu. Paremat looma kui merisiga on raske leida. Head merisigade eest hoolitsemist.